Tere esmaspäeva hommikul, täna on 29. juuli. Ma olen väsinud, me hilineme. Aga lähme võtta lasteaeda. Me siis minemas tuppa. Sõbrad läksid ära ja annetasid meile selle. Ja siis seal on staffi. Et jah. Me lähme koju ja siis sööme ja siis me käime mehe ära ja siis... vaadake, ma siin kõrvarõngad. Me tulime siia Hispaania feeriale. See on selline koht. Ma kohe näitan teile. See on äge või? Siin on igast asju. Vaata kookoseid. Siin on neid õunu, vaata, mis on kabasel sulanud suhkruga. Lõpetan esmaspäeva õhtuse siia. Käisime siis seal nii-öelda Tivolis ühega ja mängisime mänge ja võitsime 200 seal saab valida kas mänguasi või siis mis iganes seal oli. Siis me võtsime selle squishy pelmeni. Aga jah, ma nüüd lähen magama ja näeme homme. Bye! Tere tulemast teisipäevast päeva. Ma ei tea, kas ma vist alustasin tänast hommikut, aga ma käisin täna küüntes. Tead, algselt ma ei plaaninud sellised küüsi. Ma tegin varbad ka sellised helasinised. Ja nüüd ma ootan enda venda. Ma lõpetasin, ma tegin täna tööd. Ja... oi, see on puinis. Ma lõpetasin töö ja siis ma kirjutasin emale, et ma olen valmis. Ja siis tuli välja, et unustas autovõtma anda mulle tagasi, et ma saaksin enda juurde sõita. Nüüd ma ootan enda venda, et ta tooks mulle selle võtme ja et ma saaks minna lastele järgi ja siis ma saaks koju minna. Ma mõtlesin täna, et ma saan varakult koju minna. Aga nope. Seega ootame nüüd. Ma tahaks seega enda lõhe süüa, ma ostsin lõhe eile endale. Eile ostsin. Tahaks täiega süüa seda, lihtsalt ma nii mõtlen selle peale. Ma ostsin terve selle lõhe ära. Ja lastele peaks ka süüa tegema. Aga ühesõnaga, ma ootan siin venda. Ja siis läheme koju. Homme on vaba või? Plaanis on minna. Hetkel koerte jalutama. Ma vaatan muidugi hommikul, aga hetkel on plaanis minna koerte jalutama. Ja midagi teha, võib-olla randa minna üksi, nautida, võib-olla ööga, let's see, aga jah. Ja me järgmises klipis või siis sõitul. Bye! Oota, ma tean, saan olla. Tere tulemast kolmapäevast päeva. Vabandust. Tulin varjupaika. Praegu olen 3 jalakoeraga õues. Hommik hakkas kohutavad, sest et mu üks laps, tal oli nii palavaline seal toas, et ta nuttis täiega ja ta ei lõpetanud seda nutmist, tal on hästi raske nagu maha tulla nutmisest. Siis viisin nad lasteaeda, täna on vanemal lapsel on lasteaes siuke veepäev, et ta teeb mingi veesüda seal, täiega äge. Ja siis mina tulin siia ennast maandama kutsudega. Mul on nii hea meel kedagi õnnelikuks teha, nagu koeri, et saad välja minna. Ta on mul 3. koer praegu, kellega olen õues. Aga jah, ma olen teinud enda tiirud ära, täna mul on vaba päev. Ma vist panengi graafiku kinni, sest et nii ilus on. Nii ilus ilmaga olla lihtsalt ja nautida lihtsalt nagu sten. Tere, väga ei näe midagi, sest päike paistab silma. Aga oleme rannas, käisin koertega. Siis läksime meile, tegime lõhekala ja siis tulime nüüd randa pikutama. Et praegu soe on UV -8
ma ei tea, kas ma näitasin vist teile endale. Teile enda küüsi. Vist näitasin jah, aga ühesõnaga. Ma ei näe. Aga kohe lähen enda lastele järgi. Nii et. Neljapäeva hommikut. Ma vist eile ei filmingi, ma ei ole kindel. Aga me lähme lasteaeda ja mina lähen tööle. Mul on täna 5 tööd. Jah. Ühesõnaga, täna on pikk päev tööl. Eile ma käisin näitasin küll, ma käisin varjupaigas eile. Ja siis ma läksin randa ujuma ja siis pärast läksime koju lastega, siis käisime poes, siis tulime koju. Aga nüüd ma lähen tööle. Tere tulemast reedesesse päeva. Me oleme kõik haiged või mul on ainult nohu, mis ei taha ära minna. Lastel on palavik ja ühel silmapõletik. Seega jah, me oleme haiged kodus. Me pole mitte midagi teinud, kui lihtsalt olnud kodus. Käisime arsti juures, saime silmatilkasid ja nüüd lihtsalt chillime. Seega meie reedepäev on selline ja ma lihtsalt enjoy. Seega näeme äkki lõupäeval. Loodame, et meil on homme parem. Tere, me oleme kodus. See on reaalsus kohe lapsega. Aga jah. Tere laupäeva hommikut. Me oleme still natuke haiged, aga kuna meil on siin nii soe, siis ma lähen nendega välja, kuna päev läbi kodus lastega. Seega, me läheme välja. Käisime vahepeal sellel laupäevasel kirpukal laadal, siis ma sain sealt endale valged püksid, mis mul ei lähe jalga, kuna see Bershka S-number on kuidagi, ma ei tea, kust ma teid panen. Ja, Nili. See S-number on kuidagi nii väike, aga sellised, mis on täiega kena. Vabandust. Jesus. Siis on sellised levisamad. Need on üli coolid. Siis. Ma sain 50 sendiga sellised topi. Ma ei tea, kas ma kannan seda, aga ma olin mingi, et maybe I should wear it somewhere. Sellise. On täiega nunnu. Ja siis ma sain sellise. Täiega cute. Siis ma sain, ma ei tea, mis asi see on. See on vist mingi body, maybe? Sellise body? Oi. Sent. Aitäh. Siis sain sellise kleidikese. Ülimugavast materjalist. Aga siin oli mu haul. Ma vist ei saanud rohkem midagi. Praegu ei tule meeldi küll. Ma näitan teile. Sain tüdrukutele 10 euriga nukumaja, mida ma olen hästi kaua mõelnud, et tahaks. Siin ta on. Siuke nunnu. Ja saime beebiga, kuna mul on üks titakene hästi suur beebide fänn, siis saime beebi. Tere, mina jälle siin. Ma lõpetan siis seda vlogi, sest et ma ei lõpetanud, aga me oleme olnud haiged päris pikka aega. Käisin arsti juures veel pühapäeva õhtul lapsega ja sain teada, et tal on mingi adenoviirus, mis kestab 7–10 päeva, võib-olla rohkem. Ja suht masendav on olnud 2 lapsega olla kodus, et ma ei saa kuskile minna, sest tal on nii halb, tal on palavik ja silmad on nii punased. Poes oleme käinud ja niimoodi, sest et ma ei saa muud moodi, aga ühesõnaga lõpetan selle pühapäevase päeva siis täna teisipäeval ära. Aitäh, et vaatasite videot. Bye!